Tere hommikust, rõõm on teid tervitada kestliku maakasutuse tippkeskuse veebruarikuisel kohvihommikul. Loodetavasti on teil kohvitassid kenasti ka käepärast ja saate end mõnusalt sisse seada. Ütlen paar sõna korraldusliku poole pealt. Salvestame tänast ettekannet ja hiljem saate seda järele vaadata meie YouTube'i kanalilt. Ettekanne kestab umbes 45 minutit, mille järel on aega küsimusteks, aruteluks ja ettekande lõpus kuulutame välja ka järgmise kohvihommiku teema ja aja. Aga arutelu ja küsimuste osa me eraldi ei salvesta. Ja lisaks väike meeldetuletus, kes me täpsemalt oleme. Futurescapes on 7-aastane teadusprojekt 3 partnerasutuse vahel. Nendeks on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Maaelu Teadmuskeskus ehk METK. Ja meie projekt keskendub sellele, et välja töötada uuenduslikke lahendusi, et leevendada elurikkuse kadu ja kliimamuutust. Ja selle jaoks analüüsimegi elurikkuse ja süsiniku vahelisi seoseid 4 erinevas ökosüsteemis, põllumaades, metsades, niitudes ja soodes. Ja täna on meil vaatluse all just metsad. Ja siinkohal ongi hea meel sisse juhatada meie esinejad Tartu Ülikoolist, zooloogia osakonnast, kes kuuluvad metsade ökosüsteemse majandamise töörühma. Nendeks on Kadri Runnel ja Raul Rosenvald. Nii et palun, lava on teie. Nii, tere hommikust ka meie poolt. Meie siis võtsime endale vastata täna üsna ambitsioonika küsimuse. See on, et kuidas majandada metsa nii, et süsinik oleks seotud ja elustik hoitud. Et ilmselt päris ammendavat vastust meil ei ole võimalik anda, aga räägime sellest, mida teadus sellest tänaseks arvab ja mida meie teeme selleks, et teadmiste lünkasid täita. Ma räägin alustuseks natukene meie taustast, et mis on see taust ja kogemus, mille põhjalt meie neid küsimusi vastame. Et tõin siia välja meie Google kõikvõimsa Scholari kontodelt viimase paari aasta publikatsioonid. Neid muidugi nimesid nii kiiresti lugeda ei jõua, aga märksõnade tasemel selgub siit kiiresti, et minu taust on erinevad elurikkuse uuringud, eriti metsa ökosüsteemis üle 10 aasta juba. Alguses pigem vaatlusandmestike põhjal, viimasel ajal üha rohkem DNA järjestuste andmestike põhjal. Ja süsiniku teemad on sisse tulnud viimasel ajal. Ja Rauli kogemus on eelkõige säästva metsanduse teemad, metsa struktuur, kuidas metsa majandada selliselt, et elurikkus seal säiliks. Et see on see lähtenurk, et võiks olla nendele küsimustele vastamiseks ka ilmselt oluliselt teistsugune lähtenurk, näiteks, et kuidas Eesti riiki majandada selliselt, et tulud ja kulud oleks tasakaalus või kuidas metsast võimalikult palju puitu varuda. Et see ei ole see, mida ka meie tegelenud oleme. Me ehitasime selle ettekande üles umbes selliselt, et mina teen kõigepealt väikse sissejuhatuse, siis ma annan sõna üle Raulile, kes räägib sellest, et mida teadus ja praktika, mida teadus tänaseks arvab metsamajandamisest lähtuvalt süsinikust ja elurikkusest ja mida praktika täna tegelikult teeb. Ja siis seejärel võtab mina korraks selle üle ja räägin kiiresti meie uuringutest nendel teemadel. Umbes 45 minutit oleme planeerinud ettekande pikkuseks. See laiem kontekst sellele, millest me täna rääkima hakkame, on multifunktsionaalne metsandus. Te olete ilmselt kõik kuulnud, et metsadel on ju hästi palju erinevaid funktsioone, on rekreatiivsed, kultuurilised, muidugi puidu varumine ja elurikkus. See, mis on, et võib-olla varem me oleme natukene rohkem harjunud selles kontekstis mõtlema kaitsealade peale. Aga täna ikkagi hakkab see aeg ümber saama, kus meie majandusmetsad olid monofunktsionaalsed ja seal me saime ainult tegeleda puidu varumisega.
ja seda kõige kõrgemate Euroliidu direktiivide kaudu isegi, mis näevad ette, et kaksikkriisi, nii nagu nad seda nimetavad, elurikkuse ja kliimakriisi, peaksid meil aitama lahendada samuti majandusmetsad. Miks me ei võiks tegeleda elurikkuse ja kliimakriisiga ainult kaitsealadel? No, süsiniku vaatenurgast on hästi lihtne. Ainult 12% maismaa süsinikust on kaitsealadel, nii et kui me seda üritame majandada niimoodi, et kliimakriisi ei oleks, siis nii see lihtsalt ei toimi. Et me peame ikkagi ka ülejäänud metsad ka kampa võtma. Elurikkuse vaatenurgast on samamoodi üsna lihtne, et kaitsealasid on meil üldiselt üsna vähe ja need on killustunud. Et mets küll toimib isereguleeruva ökosüsteemina, aga ainult sellisel juhul, kui tal lastakse isereguleeruda natukene suuremal pindalal ja nõnda palju metsa ei suuda me elu sees kaitsta, et see toimiks. Et siin on näide minu kolleegi Raido Kondi uuringust. Tema vaatles ja mudeldas lendorava levikut Eestis viimasel aastasajal. Ja sinisega sellel kaardil on need alad, kus lendorav veel elas eelmise sajandi 30-ndatel. Kollasega on need alad, kus ta elas veel eelmise sajandi lõpul ja oranžiga need alad, kus lendoravat võib leida täna ja need tänased populatsioonid on isoleeritud oma ahtele pindalale ja halva elujõulisusega osaliselt selle tõttu, et lendoravale ei meeldi raiesmiku ületada. Ehk siis, et me ei suuda osa elurikkust oma kaitsealade võrgustikuga hoida. Osa kindlasti suudame, aga on selliseid liike, keda ei suuda ja elurikkuse kriisi nii ei lahenda. Samas aga on üsna palju lihtsaid metsandusvõtteid, mida on võimalik teha, et asja parandada. Ja seetõttu peame megi vaatama üha rohkem majandusmetsade suunas ka elurikkuse vaatest. Ja siinkohal ma annakski sõna üle Raulile, kes räägib sellest, mida teadus nendest teemadest tänaseks arvab. Tere ka minu poolt, et minu jutus on siis lihtsalt 4 põhilist teemaplokki, mis on siin kirjas ja ma siis alustangi kohe esimesega. Süsinik ja elurikkus ja nende koos uurimine. Et mul on endal ka paar sellist artiklit ilmunud, kus ma neid asju just koos uurin. Ja siin on nüüd üks Euroopa Komisjoni mõttekoja poolt tehtud analüüs, kus on hästi lihtsalt püütud visualiseerida siis antud juhul siis puiduenergia kasutamise sellised nii kliimamõjusid kui elurikkuse mõjusid. Et siin on nüüd siis üks selline joonis, kus on 4 lahtrit, roheline on siis seal need tegevused, mis on kasulikud nii süsiniku salvestamise mõttes või süsiniku hoidmise mõttes ja ka elurikkusele kasulikud. Näiteks on siis seal peenikese puidu kasutamine energiaks või põllumaadele väheintensiivselt majandatud istandike rajamine. Ja on mingid tegevused, mis on mõlemale kasulikud, näiteks jämeda surnud puidu eemaldamine. Ja siis mingid tegevused, mis on ühele kasulikud, teisele kahjulikud. Umbes samasugune asi on samasugune joonis on siis tehtud ka ühes artiklis, kus ka mina olen kaasautor, kus on siis rohkem tähelepanu pööratud ka või täpsustatud, et kuidas nii süsiniku elurikkus jaguneb ka erinevate, et kas ta on maa peal või maa all, kas see elurikkus või süsinik, nii nüüd läks paljuks, et kuidas miskid metsanduslikud, või siin on nüüd ka pandud erinevaid biotoope, mitte ainult metsad, vaid ka sood ja turbaalad ja
põllud või rohumaad, et kuidas siis kõikides nendes kohtades teatud tegevused mõjutavad nii elustikku kui süsinikku. Siis siin on nüüd üks uuring, kus vaadati globaalselt taimeliikide mitmekesisust ja siis ökosüsteemide süsiniku hoidmise võimet ja leiti, et mitmekesised metsad on paremad süsiniku sidujad ja hoidjad või üldse mitmekesised biotoobid. Ja toodigi ka siis erinevad stsenaariumid olid seal, et kuidas, kui palju võiksid siis see mitmekesised biotoobid rohkem süsinikku hoida. Aga see on muidugi lihtsustus ikkagi, sest siin on uuritud ainult taimi. Et näiteks seened on ka väga olulised süsiniku hoidmisel, aga siin neid ei ole lihtsalt arvestatud. Nüüd siin on nüüd üks ühelt käsikirjalt, mis meil on praegu pooleli ära saatmata kuusikutes. Eestis uurisime siis nii elurikkusega seotud aspekte, metsastruktuuriga seotud, kui ka süsiniku hoidmist seal hulgas. Ja siis võrdlesime siis erineva vanusega puistutes, oli 4 gruppi ja lisaks ka olid osad metsad, mis olid arvendatud ja siis teised, mis ei olnud arvendatud. Et süsiniku puhul siis tüvepuidus salvestunud süsinikku uurisime ja elurikkuse puhul on näideteks, et siis elurikkusele oluliste metsastruktuuri elementide kogused. Näiteks vanades metsades on neid suuri jämedaid puid palju rohkem, kui on nooremates ja surnud puitu on vanades metsades oluliselt rohkem. Nii. Ja nüüd liiguks järgmine see osa on eeskätt siis räägib süsiniku ringega seotud üldpõhimõtetest. Kõigepealt see, et ei ole olemas sellist ühtset näitajat, millega saab metsanduslikku öelda, et milline mets on siis see kõige parem kliimamuutuse pidurdamise mõttes. Kui me vaatame süsinikuvaru, mis peegeldab seda, et kui palju süsinikku on atmosfäärist seotud metsas, siis noores metsas on see väikene ja vanemas metsas see suureneb, jõuab mingisugusel platoole. Erinevates kasvukohatüüpides on need numbrid erinevad. Viljakas koguneb suurem varu. Samal ajal süsiniku sidumine on keskealises metsas kõige suurem. Ja kui me räägime siis kliimamuutuse pidurdamise mõttes olulistest aspektidest, siis neid mõlemaid koos arvestama. Kui ainult ühte arvestada, jõuab valedele järeldustele. Peab siis arvestama nii netosidumist kui ka varusid. Ja pikemas perspektiivis õige siis on arutada süsiniku bilanssi, mille abil saab siis leida optimaalse majandamisintensiivsuse, millega on siis kõige rohkem kasu, et kliimamuutusi pidurdada. Et sisu mõttes on, et peaks olema võimalikult palju keskealisi metsi ja samas ka vanu metsi, et pigem see võiks olla siis niimoodi, et ühtlase raie intensiivsusega ja samas raie vanus on üsna kõrge, et ka see süsiniku tihedus maastikus oleks suur. Nüüd mullad. Mullad on selles mõttes eriti olulised, et need on pikaajalised süsiniku salvestajad ja eriti olulised selles kontekstis on turvasmullad.
Ja miks nad on olulised, et seal on väga suur kogus süsinikku salvestunud, kuna lagunemine on seal pärsitud. Ja selle tõttu koguneb suur hulk süsinikku sinna. Ja nüüd siin on üks joonis, kus on paljude pikaajaliste analüüside põhjal hinnatud metsamuldade süsinikuvaru siis majandatuse põhjal. Ja üldiselt tuleb välja siis, et majandamine vähendab pikaajaliselt mulla süsinikuvaru ja tihtipeale just ongi, et kui tehakse uuringut, siis tehaksegi, ei saagi teha sajandite pikkuseid uuringuid ja selle tõttu juba vähenenud süsiniku kogusega metsas ühe raieringi lõikes võib see vähenemine olla nii väike, et öeldakse, et see polegi oluline, aga pikas perspektiivis on see väga oluline. Ja mida tuleb veel arvestada, et majandamisega kaasneb alati orgaanilise materjali kadu, sellepärast et ka lagunemine kiireneb. Et näiteks kui põllumajanduses on see siis süsiniku ringe hästi kiire, kõik, mis tuleb, see kasv võib olla väga kiire, aga see laguneb ka väga kiiresti ära. Ja süsiniku varu seetõttu eriti selles maapealses osas on väga väikene. Allapoole võib küll koguneda, aga metsade puhul on süsiniku varu pinnaühiku kohta palju suurem, aga kui hakatakse siis seda kasvu kiirendama, kas raietega või mujal maailmas ka siis väetistega, siis kõik see lööb sealsed protsessid nii palju segi või kiirendab kõiki neid, nii kasv kiireneb, aga samal ajal ka lagunemine kiireneb. Et see süsteem on palju keerukam, kui võib-olla esialgu tundub. Ja siis Ameerikast üks Eestist pärit teadlane on seda palju uurinud, Asko Noormets, ja tema globaalses review's on siis öeldud, et aktiivselt majandatud metsades on võrreldes majandamata metsadega umbes poole madalam süsinikuvaru. See on siis, kui võtta arvesse nii mullas, puidus, kui ka siis puudes, kui ka siis sellest tehtud puidus olevat süsinikku. Ja siis Asko Noormets on veel ka siis seda öelnud, et üks selline lähenemine, mis maailmas on, et teiste materjalide suuremahuline puiduga asendamine, mille eesmärk on siis kliimamuutuste pidurdamine, kas energeetikas või ka ehitiste tootmisel, on tegelikult jätkusuutmatu, kui võtta arvesse ka mulla tervist ja ökosüsteemide funktsioneerimist. Nii. Nüüd vanad metsad. Et on olemas, on välja toodud selline mõiste nagu proforestation, mille mõte on, et olemasolevad metsad jäetakse süsinikku koguma eesmärgiga suurendada süsiniku tihedust metsamaastikus. Et see on midagi sarnast, nagu oleks põllumaade metsastamine, aga selle puhul on see efekt kiirem põllumaal ja tavaliselt või sageli, kui põllumaal tehakse, siis tehakse istandikud, mille süsiniku tihedust jääbki tegelikult madalaks, aga nendel vanemate metsade siis kõrgema tagavara kasvatamise puhul on see potentsiaal suurem. Ja eriti oluline võiks see olla ka selles mõttes, et kui me räägime kliimamuutuste pidurdamisest, siis efektiivsem on muutus lühikeses ajapiiris. Et kui me ütleme, et me hakkame 50 või 100 aasta pärast neid võimalikke kliimakasusid saama, siis selle kasu kliimamuutuste pidurdamiseks võib olla väiksem, sest vahepeal toimunud
mingid tagasisidemehhanismid, liustike või igijää sulamine on juba toimunud ja seda enam siis pidurdada ei saa. Aga et siin on ka omad piirid. Et siin allpool on mul toodud siis üks joonis Rootsist, kus on siis vanu siis uuritud seda, et kui jätta sealsed majandusmetsad täiesti majandamata, siis kuidas erinevates piirkondades siis pikaajaliselt on süsinikubilanss. Ja siis seal ongi leitud, et päris Lõuna-Rootsis, et algul mõnekümne aasta perspektiivis on see süsiniku sidumine väga suur, aga kuskil 150 aasta pärast läheb see juba negatiivseks. Aga et ma rõhutan, et siin ei ole tegu mitte, et põlismetsad oleks põhimõtteliselt süsiniku emiteerijad, vaid see on üleminek majandusmetsaks põlismetsale. Ja siin ei ole see mitte vanus, vaid see on, et olemasolevad metsad nagu ta ütles, 170 kuni 300 aasta pärast võivad muutuda süsiniku emiteerijaks. Siis puittoodetes lukustunud süsinik. Et seda sageli öeldakse, et kui me raiume Eestis või kus iganes puidu ära, siis see lukustub toodetesse. Aga kui nüüd vaadata täpsemalt, Eestis on selle kohta olemas puidubilanss, siis Eestis läheb raiutud puidust ainult 20% potentsiaalselt pikaajaliselt süsinikku hoidvateks toodeteks. 20% läheb tselluloosi toodeteks, mille süsiniku hoidmise aeg on väga lühike ja 60% puidust põletatakse. Ja kui nüüd võtta arvesse siis neid asju, mida puidust tehakse, siis selle puidubilansi arvutatuna süsiniku hoidmise aeg Eestis tehtud puittoodetes on vähem kui 10 aastat. Ja siis siin on üks joonis, kus ma analüüsin siis sellist Eesti keskmist metsa, kui vanuses 75 ei tee raiet, nagu tavapäraselt see keskmine raievanus on Eestis SMI järgi. Et siis seal 60 aasta jooksul see puidu tagavara jääb enam-vähem samaks. Ei ole niimoodi, et ta kukub alla, nagu mõned metsamajandajad väidavad. Ja nüüd kui vaadata, et mis siis saab, et pärast raiet, siis kui seal tuleks raie, siis see süsiniku tagavara või puidu tagavara metsas langeb nulli ja hakkab siis aegapisi kasvama. Aga et kui raie tehakse, siis tehakse ka puidutooteid ja nüüd kui vaadata ka seda, kui palju seal võiks olla süsinik seotud, siis nagu ma ennem ütlesin, et kuidas jagunemine toodetel on, et siis selle mõju on ikkagi üpris väikene ja see 60 aasta pärast on see ka praktiliselt kadunud. Et seda tuleks arvesse võtta, et see puidus salvestunud süsinik ei ole midagi sellist nii-öelda mängumuutjat. Ja üks asi, mida veel räägitakse, on asendusefekt. Selle eesmärk on siis, et puidust toode asendab energiamahuka toote, millega emissioonid vähenevad. Ja et ma olen nõus, et see on selline asi, millega peaks arvestama, aga see on jälle selline asi, mida sageli hinnatakse üle, et need analüüsid, mis on varem tehtud, et kui järgmised tulevad, siis leiavad, et nojah, päris nii hea see seis ei ole, nagu alguses arvati. Sageli ka siis ei arvestata reaalseid asendusi, vaid see jääb selliseks teoreetiliseks. Ja siis mingid eeldused on, et biomass on süsinikuneutraalne, aga et kui me vaatame nagu tegelikku mõju kliimamuutuste pidurdamisele, siis see niimoodi ei ole.
Ja lisaks on ka veel see, et efektiivsemate tehnoloogiate arenedes puidu asendusefekt väheneb, et see on selline ülemineku arvestus, et näiteks kui praegu põletatakse puitu, selle asemel, et põletada kivisütt või mis iganes taastumatut energia siis materjali, et selle puhul, puidu puhul kuskil 50–100 aastat on see süsiniku kogus atmosfääri jääb täiesti samaks. Seepärast, et põletamise käigus niikuinii vabaneb süsinik, aga samas kuskil siis 50–100 aasta pärast on see uus puit, uus mets juba sidunud selle süsiniku tagasi. Aga kui seda sama energiat saadakse tuulikute abil, siis nii palju kui mina olen lugenud teadusartikleid, siis tuulikute energia tagastusaeg või süsiniku tagastusaeg on umbes 1 aasta. Ehk see on väga palju parem, kui oleks puidu puhul. Nii et kui ja tulevikus, kui energia ei tule mitte enam taastumatutest energiaallikutest, siis puit on selgelt kahjulik kliima mõttes, selle kasutamine näiteks energiaks. Ja nüüd kliimasõbralik metsandus on järgmine teemavaldkond. Selle sisu on selles, et teadliku metsade majandamise ja puidukasutusega on potentsiaal kliimamuutusi pidurdada. Ja siis põhiline fookus on see, et metsade siis pindala ja süsiniku sidumine ja süsiniku varud võiksid kasvada ja puidust teha selliseid asju, mis hoiavad pikaaegselt süsinikku. Et püüda leida siis sellised tegevused ja selline tasakaal, et need kõik asjad toimiksid. Ja et seda on juba, neid põhimõtteid on juba palju aastaid siis välja toodud. Siin on paar näidet aastal 2003 tehtud raamatust või siis üks artikkel, siis, mis umbes 10 aastat tagasi hindas ka, kuidas võiks Euroopa Liidus, mis tegevused võiksid suurendada süsiniku sidumist. Ta on siin muidugi väga selline entusiastlik või seal artikli, väga entusiastlikult on need numbrid välja toodud, aga see on jälle väga suur lihtsustus, et neid kõiki asju ei saa teha ja osad asjad, mis mõjutavad, nagu ma ennem tõin välja, intensiivsem majandamine suurendab ka mullas kiiremat lagunemist ja et neid asju siin ei ole arvestatud. Aga siis põhimõtted selleks, et kõigepealt, et on oluline kliimamuutuste pidurdamiseks on oluline vähendada atmosfääris olevate kasvuhoonegaaside hulka. Ja seda peab vaatama nii lühikeses kui pikas perspektiivis. Siis kui me vaatame seda, et kus on süsinik seotud nii metsa kui elus kui surnud taimestikus ning mullas ja lisaks ka puidutoodetes, siis nendes süsiniku sidumise ajad või seotud olemise ajad on väga erinevad. Ja selle tõttu seda tasub väga arvesse võtta, et ühel puhul on lihtsalt väga kiire selline süsiniku ringe toimub, aga salvestamist ei ole ja kui see tuleks siis selle arvelt, nagu näiteks, et mullas on pikaajaliselt seotud, et kui me kuivendame mulla ja sealt mullast hakkab vabanema ja sealt saab võib-olla korraks siis metsa koguneda süsinik ja pärast tehakse puidutooteid, millest on väga lühiajaliselt seotud, siis see mõju kliimale võib olla väga erinev sellest, mis esialgu võis tunduda. Nüüd raiega üldse peab arvestama, et iga raie põhjustab emissioone. Esiteks eluspuuraiega kaob süsinik siduv organism ja eemaldatakse metsapuudes salvestunud süsinik, mis võib siis üsna kiiresti jälle atmosfääri tagasi liikuda.
ja maapind jätkab ka süsiniku emiteerimist, mis on eriti oluline siis kuivendatud metsades. Nii. Nüüd siin on üks näide toodud ka, et kuidas saab metsasektori süsiniku hoidmist suurendada. Et põhimõtteliselt on 2 viisi. See jäme joon on siis lageraiepõhine majandamine, mille puhul on, et mida pikem on raiering, seda rohkem süsinikku on siis metsamaastikus seotud, pluss tooted ka. Ja teine variant on, et tehakse erineva intensiivsusega raiet, et siis 20 ja 40%, et see võiks olla siis midagi valikraiega majandamine. Ja selle puhul, et kui see raie on ka väiksem intervalliga, on metsamaastikus ikkagi rohkem süsinikku seotud. Ja nüüd on üks oluline asi, et on väga palju erinevaid analüüse tehtud, aga neist arvestatakse sageli erinevaid aspekte, mis on seotud siis kliimamuutustega või nende pidurdamisega või ka inimese muude huvidega. Aga siin on üks näide Soomest, kus on siis kogu Soome peale uuritud, et kui palju siis erinevate majandamisintensiivsuste juures oleks võimalik süsinikku siduda. Ja siis sealt nad leidsid, et mida intensiivsem raie, seda efektiivsemalt metsad süsinikku seovad. Siin lisaks siis metsadele on ka see puit arvesse võetud. Aga et iseenesest see on väga hea analüüs ja nad ilusti kohe ütlevad, et me tahtsimegi ainult sidumist uurida, neid kadusid selle juures ei arvesta. Aga nüüd, kui inimene, kes üldse seda teemaga pole kokku puutunud ja vaatab neid jooniseid, siis ta võibki teha järelduse, et mida intensiivselt majandada, seda kliimasõbralikum see on. Aga tegelikult see nii ei ole. Et tegelikult tuleks vaadata süsiniku bilanssi, mille juures on arvesse võetud ka süsiniku vabanemist. Ja siin on nüüd Soomest üks uuring, siin ma näitan, et siin on erinevad siis raie intensiivsused, mille üldine järeldus on, et mida kõrgem siin, ühesõnaga see, mis on üle nulli siin, see on nii-öelda kliimasõbralikum metsandus, et kui raiutakse umbes 40% siis netojuurdekasvust, siis on pikaajaliselt, siin on nüüd umbes 90 aasta vältel seda uuritud, pikaajaliselt on siis see kõige parem kliimale, kliimamuutuste pidurdamisele. Ja kui raiutakse rohkem, kui on siis juurdekasv, 100% juurdekasvust, seda ei saagi nagu pikaajaliselt teha, sellepärast, et lihtsalt ei ole enam metsi, mida saaks raiuda, aga et see on selgelt kliimale kahjulikum. Ja selles analüüsis muideks uuriti ka elustikuga seotud asju ja leiti ka, et mida väiksem raieintensiivsus, seda rohkem elupaiku tekib ka elustikule. Nüüd on umbes samasugune asi ka Rootsist näitena siia toodud. Et muster on sama, vähendatud raiemahud leevendavad kliimamuutusi, aga siin leiti, et see efekt on suurem siis lühikeses ajaperspektiivis. Samas, mis ongi olulisem potentsiaalsele kliimamuutuse pidurdamisele, et pikemas perspektiivis ei pruugi enam nii palju kasu olla. Aga et pikas perspektiivis, see on see sama artikkel, ma ennem näitasin ka põlismetsade kohta sealt ühte pilti, et intensiivselt majandatud metsades pikemas perspektiivis üldse mitte raiumine võib olla halvem, aga kui raiuda siis antud juhul 60% juurdekasvust, siis see on ka selles ajaperspektiivis siis kliimasõbralik. Ja raievahtade suurendamine oli negatiivne kõigis ajaperspektiivides.
Ja nüüd on siin, et selliseid siis analüüse, prognoose on tehtud väga palju. Ja siin on välja toodud üks meta-analüüs, mis algselt võttis analüüsi 450 tööd ja lõpuks alles 45 tööd, mis vastasid siis sellele, et kõiki aspekte oli arvesse võetud, mis on vajalikud, et hinnata pikaajalist süsinikubilanssi. Ja siis selle järeldus on, et ja ta uuris just, et kas raiemahtude suurendamine, et kuidas see mõjub kliimamuutuste pidurdamisele. Ja siis leitis, et ja selline indeks nagu siis süsinikubalansi indeks oli see, mis nad hindasid, ja leidsid siis, et raiemahtude suurendamine on kõigi suuritud ajaperspektiivides kliimamuutuse pidurdamise mõttes halb valik. Aga nüüd tuleks selle juurde, mis, kui me teadusuuringutest leiame, et mismoodi oleks mõistlik tegutseda, et mis on siis tegelikult toimib. Juba aastal 2017 toodi siis teadlased, 190 teadlast kirjutasid avaliku kirja, kus nad väljendasid muret ja hämmeldust Euroopa kliimapoliitika hiljutiste arengute üle, kus soovitati aktiivset metsamajandamist, aga et selline lähenemisviis võib avaldada negatiivset mõju kliimale, elurikkusele ja ökosüsteemi vastupidavusele. Et need probleemsemad kohad, mis siis on, et vaja oleks puidukasutust, mis pikaajaliselt seob süsinikku. Vanu metsi on vaja nii elurikkuse kui süsiniku salvestamise jaoks ja raiemahtude suurendamisel on negatiivne mõju kliimale. Et siin on nüüd mõned siis sellised elurikkusega seotud aspektid, mida peaks nüüd ka arvesse võtma, mis Eestis on. Et kui aastal 2020 siis Keskkonnaministeerium andis välja siis raamatu, looduskaitsepõhise raamatu, siis seal on öeldud, et metsade suurimaks surveteguriks on metsaraied ja märgadel metsadel kuivendus ja et suurepinnalised lageraied on probleem. Ja siin on nüüd üks hiljutine artikkel metsalinnustiku kohta, kus on siis näidatud, et üldiselt vanemates metsades on alati rohkem linde ja ka viljakus mõjutab seda. Ja nüüd, kui vanemate metsade osakaal on noori metsi oluliselt rohkem juurde tulnud ja vanemaid metsi jääb vähemaks, siis see ilmselgelt mõjutab ka linnustikku. Ja ka praegu või mõni aasta tagasi, kui see metsanduse arengukava protsess käis, siis seal sõnastati 101 metsandusega seotud probleemi, millest me siis mõned toon välja, et mis on olulised nii elurikkuse seisukohast kui ka kliimamuutuste pidurdamise seisukohast. Et raiemahud on sellisel tasemel, mis kahjustavad elurikkust ja ohustavad teisi funktsioone. Ja ka samamoodi süsinikuvaru ja süsinikuvõime, sidumisvõime mõttes. Et kui me vaatame seda, kuidas metsaraie on mõjutanud või üldse metsas toimuvad protsessid, siis viimastel aastatel, aastast 2017 metsade tagavara väheneb. Me vaatame hetkel metsade vanuselist jaotust, siis on näha, et kõige noorem vanuserühm metsamaal 0–10 aastat on teistest rohkem kui 2 korda suurem, mis ongi põhiliselt siis sellest viimase kümnendi väga intensiivsest metsaraiest tuleneb.
siis majandatavate metsa puhul viimaste andmete põhjal siis metsa netojuurdekasv on juba mitmeid aastaid väiksem kui on raie, millest tulenebki siis, et metsade tagavara väheneb. Siis LULUCF sektor, see on siis üks Euroopa või üle maailma kasutatav süsteem, mis hindab siis maakasutust, maakasutuse muutust ja metsandust, mis on ka põhimõtteliselt süsiniku bilanss, mis ei võta küll nagu kõiki aspekte arvesse, aga siiski, et siin on mul toodud, et veel 2021 aasta hinnang oli siis, et Eesti metsad on siis sidujad. Siin on nüüd see, et mis on alla nulli, on siduja, aga paar aastat hiljem tehtud ümberarvutatud analüüs näitas, et siis nii metsad kui ka muud biotoobid, mis on siin arvesse võtnud, et Eesti on tegelikult süsiniku emiteerija. Ja et mis selle siis põhjused on, et seda on siis Keskkonnaagentuur ka sõnastanud, et esiteks vähenev juurdekasv, väga noorte ja vanemate metsade suurenenud osakaalu tõttu. Siin kõrval on nüüd meil kogu metsamaa vanuseline jaotus siis 20 aastat tagasi ja praegu. Ja siin on siis näha, et tõepoolest noori metsi on väga palju juurde tulnud ja vanu metsi on tegelikult ka juurde tulnud, eeskätt siis rangekaitsealadel. Ja mis on ära kadunud, on need keskealised või keskealised ja natuke vanemad. Ehk siis viljakaid metsi on raiutud rohkem. Ja siis ja et selle põhjuseks on siis suurenenud raiemaht viimasel kümnendil ja sellest tuleb ka kasvava metsa tagavara vähenemine. Ja siis minu poolt viimane slaid, et kokkuvõtteks siis võin öelda, et kliimamuutuste pidurdamiseks on oluline raiemahtusid vähendada, aga elustiku jaoks on lisaks olulised ka raieviisid. Ja veel on oluline, et aru saada ka piiridest, et kus kliimasõbralik metsandus toimib. Et võib olla selline tekitada vale ootus, et see on midagi, mis lahendab kõik probleemid ära. Tegelikult see ei ole, aga sellel on oma koht. Siis probleemid on vastuolud rakendatava metsapoliitika ja teaduse vahel ja et vajalik on selline kompleksne lähenemine kogule nendele süsteemidele. Ja teadmiste lünkadena tooks seal välja, et vähe on teada protsessidest mullas ja ka näiteks surnud puidu käsitlemine analüüsides on puudulik. Ja sellest edasi nendest asjadest nüüd täpsemalt, ka meie tegeleme nendega, räägib siis Kadri. No nii, ma pean vist tegema nüüd kiire väljajuhatuse, et Raul siin tutvustas väga põhjalikult kõiki erinevaid aspekte, mida võiks uurida. Ka meie enda uuringud keskenduvad moel või teisel seentele ja lagunemisprotsessidele, seda eelkõige kõdupuidus. Miks? Esiteks on see üsna oluline globaalne maismaa süsinikuvaru, 9% ei ole väike number. Teiseks see, kui suur see süsinikuvaru parasjagu on, väga kiiresti fluktueerub maailmas, piisab ühest tormist ja natukene üraskit ja juba on seal palju rohkem süsinikku. Ja viimaks on see ka üpris erinevates oludes, kui kaua süsinik kõdupuidus seisab, et ekstreemsetes oludes näiteks kõrbes või kui puit satub vee alla, siis võib see süsinikku siduda endasse peaaegu et igavesti. Iivik rääkis teile juba nädal tagasi sellest, et meie boreaalsetes ja lähiboreaalsetes ökosüsteemides on metsas hästi suur hulk süsinikku seotud mulda.
proportsionaalselt oluliselt väiksem hulk on seotud taimestikku, mis on erinev näiteks troopilisest vöötmest. Umbes 2/3 näitavad kolleegide Maaülikoolist numbrid on metsade süsinikuvarust mullas. Vähem teada aspekt sellest on, et täitsa oluline roll on seentel selles, et kui palju seda sinna mulda jõuab ja kui kauaks see seal püsib ja see on teine meie fookus. Traditsiooniline teadmine sellest, et kuidas kõdunemisprotsessid mullas ja puidus toimuvad, on siin ülemisel joonisel näidatud, et arvati üldiselt, et suurest kliimagradiendist, et lihtsustatult põhja pool kõdunemine aeglasem, lõuna pool kõdunemine kiirem. Tänapäeval on ümber mõeldud, et see, mis tänane arusaam on see alumine joonis, mis samuti näitab, et mingisugune kliimaseos on olemas, et keskmiselt on endiselt niimoodi, et põhja pool kõdunemine, lagunemine, süsiniku vabanemine aeglasem, lõuna pool kiirem, aga on meeletult suur varieeruvus sõltuvalt kohalikest oludest ja lagundaja kooslustest. Ja need kohalikud olud on hästi seotud niiskustingimustega ja seda lahendame me paar aastat tagasi loodud uurimissüsteemiga, mille me hellitavalt nimetasime kõpssüsteemiks. See on lühend kõdupuidu süsinik, sest alguses me tegelesime peamiselt kõdupuidu teemadega, aga hiljem oleme hakanud tegelema ka mullaga ja muidugi paralleeloperaator kõpsust on ka asjakohane. Me teeme selles süsteemis erinevaid, meil on see 54 uuringuala, mis siin selle slaidi peal me oleme näidanud, kus need asetsevad Eesti kasvukoha tüüpide skeemil. Tegelikult nad asetsevad muidugi päris looduses riigimetsas ja esindavad erinevaid niiskustingimusi ja viljakustingimusi lähtuvalt kasvukoha tüüpidele. Paar näidet ka sellest, et milliseid konkreetseid uuringuid me seal teeme. Näiteks sellel sügisel minu juhendatav doktorant Maret Hobolainen tegi põhjalikke kasvuhoonegaasi uuringuid lamapuidust. Ja minu teine doktorant Ervinna Kruus on hetkel ette valmistamas põhjalikke uuringuid selle kohta, et kui kaua seente nekromass ehk siis surnud seente biomass mullas laguneb ja süsinikku seob, sest et sellega on seotud täna tõeline teaduse eesliin, sest et on aru saadud, et hästi palju mulla süsinikust on seotud seente hüfidesse, hästi suur käive on seal, need hüfid tekivad kiiresti ja nad ka surevad kiiresti ja suur osa sellest hüfidesse seotud süsinikust läheb käibesse tagasi hästi kiiresti, et see graafik siin näitab, et lähima paari kuu jooksul pärast seda, kui seene hüf on surnud, aga samas on täitsa oluline osa süsinikust, mis stabiliseerub mulla keskkonda mitmeks aastaks. Arvestades sellega, kui palju seda seente biomassi on, siis moodustab see stabiliseerunud osaga väga olulise mulla süsiniku varust ja me just täna hommikul saime Shroomuvälilt 3 kilo kuivatatud kukeseeni, mida me koos teiste seeneliikidega hakkame mulda matma selleks, et aru saada, kui kiiresti laguneb. Ja siin tänamegi teid tähelepanu eest. Ma arvan, et meie aeg on läbi. Vist läks natukene üle ka. Ja ootame küsimusi. Aitäh! Ja, ma annan teile korraks hingetõmbe pausi ja teen reklaami järgmisele kohvihommikule, enne kui ma salvestuse lõpetan. Et täpselt kuu aja pärast olete taas oodatud tagasi, ehk siis 18. märts kell 10 võite panna kalendrisse. Ja seekord siis tuleb meile rääkima Eve Eesti Maaülikoolist sellest, et kas kahjurikindel põllumajandusmaastik on võimalik.